Kaunist keskhommikut, kõik Keskhommiku kuulajad ja vaatajad YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Head meestepäevamehed, kuidas tervis on? Et Eesti mees suudab enamasti 56. eluaastani püsida tervena, aga pärast seda on kõik rasked haigused. Kuidas tundub? Vaata, Janek, sa ju räägid poliitikutega ja poliitika ongi diagnoos sõltumata vanusest. Aga kui rääkida tõsiselt, siis muidugi suuremas plaanis ühiskonna puhul on probleem, et tegelikult ju meie iga pikeneb, aga samas meie tervis nagu halveneb. Ja loomulikult see tähendab, et sellega halveneb ka elukvaliteet. Aga täna me vist ei hakka nagu rääkima stressist ja keskkonnast ja mulle tundub, Eesti mehes stressi ei ole. Muidu tervisehoiu probleemidest me täna ikkagi peaksime rääkima. Sinna me jõuame. Aga lähme niimoodi, liigume sinna vaikselt, et kui me oleme jõudnud juba sinna saate eluküünla lõpulähedale, siis avame terviseprobleemi. Kuule, räägin, ma saan aru, et sul on ikka see küsimus ajendatud sellest, et eelmine nädal oli uudis, kus soovitakse jälle tõsta siis pensioniga. Mis tähendabki seda, et kui vaadatakse, et keskmine eluiga kasvab, on ju, ja nüüd on see küsimus, et kas kasvab ka tervelt elatud aastate nagu? Muuseas, minul on ettepanek, et ma tervitan siin meie ustavat vaatajat Ülo Vooglaidu, kellel oli suve lõpus 90. sünnipäev ja kes on vaimselt väga virgas ja virge ja võib-olla peaks tõstma selle 90. eluaastani. Et ma arvan, et milleks nii väikeste sammudega? Jah, et teha kohe ära. Ma arvan, Ülo kindlasti ütleks, et ta on nõus. Ja, aga vaata, kui see uudis tuli välja, siis kui ma ka postitasin oma sotsiaalmeedias, ma hästi palju sain tagasidet nendes kommentaarides, et kui te tõstate siis pensionit, või praegu siis valitsusel on plaan pensioniga, aga kas nii-öelda siis eeldatakse, et inimene ju töötabki kuni 65 aastaseni ja väga paljud seal teevadki ja isegi enamgi, aga püstitati ikkagi, et aga kuidas me saame tööd teha, kui tegelikult tervis on käest ära? Ja need tervis on käest ära, need on erinevad põhjused ja ma arvan, et meeste kuul novembrikuus tulebki väga palju meeste tervist rääkida. See on tööstress, poliitikutel tööstress ei ole, seda me saame aru täiesti, et see on loomulikult füüsiline tervis. Poliitikutel, Lauri, on vaba aja stress. Neil ei ole vaba ajaga mitte midagi tegelevad poliitikaga. Neil ei ole. Näiteks tulevad raadiosse. Me siin teeme ikka tööd, mul on selline tund. See on muidugi ka võrdse kohtlemise küsimus, et kas eakad inimesed omavad meie ühiskonnas samu võimalusi nagu ka nooremad, sealhulgas ka tööturul. Et tegelikult ju ei oma erinevatel põhjustel. Ja pikemas perspektiivis see tähendab, et meil hakkab süvenema ka teine probleem, eakate inimeste vaesus, mida me oleme jälginud viimaste aastate jooksul. Ja vaesus süveneb juba praegu. Sealhulgas või eelkõige absoluutne vaesus. Ehk siis me võime alustada tervisest, aga tegelikult me jõuame niikuinii nende suuremate probleemide juurde, sest see on tegelikult kompleks. Aga mul on Mihhail, selline küsimus, mis sa arvad, kas me teame, et Eestis on seda vaesust väga palju, et kas seal rohkem on vaesust meeste hulgas või naiste hulgas, kas seal selline sooline lõhe selles vaesuses on samasugune nagu siis seal ülemises detsiilis, millest meil väga palju räägitakse? Räägime siis statistikast, et riskirühmad, pensionärid ja üksikvanemad või siis pered, kus on palju lapsi. Ja iga rühma puhul me ju tegelikult saame aru, et just naistel on selline haavatud seis. Üksikvanemad, tavaliselt see tähendab, et see on üksik ema.
et kui me räägime eakatest inimestest, siis keskmiselt naise eluiga on pikem. No ja siis vastus on lihtne. Vastus on nagu matemaatiline, ehk siis statistiline. Aga suuremas plaanis see on ka see, mis mõjutab demograafiat. Et kui me täna räägime, et meil on sügav demograafiline kriis, siis üheks põhjuseks on loomulikult ka vaesus ja lähtuvalt sellest naiste vaesus. Et kui sul ei ole kindlustunnet tuleviku suhtes ja see on objektiivne, sa näed, missugused on võimalikud riskid, siis loomulikult lapse saamine on väga problemaatiline. Et vaata, kuidas me alustasime meeste tervisest ja jõudsime nii kaugele, aga tegelikult ühiskonnas erinevad aspektid, eluaspektid on omavahel seotud. Ja vaata, tegelikult on ka vaesus tõusnud ka noorperede seas. Mis see tähendab, on see, et kui 2 noort inimest hakkavad koos elama ja siis sünnivad lapsed, sünnib esimene ja annab jumal teine ja 3, siis tegelikult arvestades olukorda ja pidevat ostujõuduse langust, siis nad satuvadki vaesusse. Ja siis siinsamas nii-öelda suuremas pildis küsitakse, et aga miks meil on demograafiline kriis, Ja demograafiline kriis on seetõttu, et koheselt, kui sul perre tekivad lapsed, siis sa lähedki nii-öelda kukud sinna vaesusgruppi. Ja need on need küsimused, millega praegune valitsus ei tegele, vaatanud sellele, et see statistika on olemas ja see aasta see grupp, mis puudutab just nimelt on noorperesi, selles grupis see vaesus tõusis lausa 2 korda. No ma saan aru, et see vaesusel on sugu, et nagu paljudel asjadel tegelikult täiesti selgelt määratletud, et nendel põhjustel, mida Mihhail siin välja tõi ja sina ka, aga nüüd üks huvitav teema, mis väga otseselt haakub vaesusega, on see, et Eesti inimesed söövad järjest vähem. Ja mina muidugi näen, et see on väga positiivne, sellepärast, et Jürgen Ligi ju ütles, et kui teil raha ei ole, sööge vähem. Ja ma arvan, Jürgenil on alati õigus. See oli väike iroonia, igaks juhuks ütlen, aga tõsisemalt rääkides on küsimus ikkagi vist selles, et toiduhinnad on läinud sellisesse kõrgusesse, et inimestel lihtsalt ei jagu raha süüa osta. Vaata, lugupeetud minister Jürgen Ligi kunagi ütles ka seda, et see, kuidas üks Eesti pere saab uue maksusüsteemi puhul eluga hakkama, on tegelikult riigi jaoks 3. probleem. Ja see on mõnes mõttes ideoloogiline lähenemine. Seega ma arvan, et praegusele valitsusele ja Reformierakonnale see ei olegi probleem. Siiralt, täitsa siiralt. Et nemad jälgivad Exceli tabeli, see, et inimesed reaalselt söövad vähem. Inimesed söövad vähem. Meil on 21. sajand, me oleme Euroopa riik ja me peame tunnistama, numbrid seda näitavad, et inimesed ei suuda endale lubada elementaarselt süüa, nii nagu nad suutsid seda lubada endale veel mõni aasta tagasi. Ja nüüd statistika näitab, et see probleem iga aastaga, tegelikult mitte iga aastaga, ma arvan iga kuuga süveneb, sest hinnad tõusevad iga kuu. Ja kui Keskerakonna poolt niimoodi regulaarselt tulevad signaalid, kuulge, tuleb teha midagi. Kõige väiksem asi, mida oleks vaja teha operatiivselt, on siis seesama toiduainete käibemaksu langetamine, mida siin me räägime iga saade tegelikult, tunnistame seda, jah? Aga samamoodi iga kuu süveneb nagu probleem, mida me praegu arutame, et toiduainete hinnad nagu tõusevad. Ja siis, kui me teemat käsitleme, et Riigikogu fraktsioon sellega tegeleb regulaarselt, Keskerakonna fraktsioon, siis on 1000
põhjusi, miks seda vaja ei ole. Ja üks nendest ja kõige olulisem minu arvates ongi ideoloogiline. Et praegusele valitsusele see lihtsalt ei ole probleem. Ja vaata, kui ikkagi arvudusse sisse minna ja rääkida nendest, siis viimase aastaga näitab statistika, et meie nii-öelda inimesed tarbivad 4,8% vähem toiduaineid. Kui Euroopas on ta nii-öelda tõusuteel ja inimene selles mõttes ostab täpselt nii, nagu ta on soovinud oma mööndustega, siis meie inimesed on langetanud oma tarbimist ja viimane aasta on näitanud, et meie toiduained on kasvanud, hinnad on kasvanud 10%. Selles valguses, mida on meie naabrid teinud? Lätis juba järgmine aasta siis rakendatakse toiduainete osas erikäibemaks, ehk siis käibemaksumäära langetatakse. Me teame seda, et Rootsis on see otsus vastu võetud. Rakendatakse muid meetmeid, kuidas raha tegelikult riigikassasse tuua, ehk siis me räägime pangamaksust. Seda on rakendatud nii Lätis kui Leedus. Meie oleme seda pidevalt pakkunud välja Keskerakonna fraktsiooni poolt, see on maha hääletatud, meil seda ei soovi rakendada. Ja teine pool, mida me kindlasti Leedu puhul näiteks näeme ja ka Läti puhul on see, et seal soositakse oma tootjaid, ehk siis on olemas programmid siis tootjatele, kes toodavad siis toiduained, ehk siis kuidagi on nagu paigas see asi ja kui me vaatame, et kui kaugel siis Läti ja Leedu meist on, Leedu on juba ammu mööda pannud, Läti on kohe meiega samal tasandil, kui me räägime majandusnäitajatest, aga ta on kogu aeg olnud pidevalt tõusujoones ka. Konstateerime ikkagi fakti, et kogu Balti riikidest Läti on alati olnud kõige halvemas olukorras. Ja nüüd meie Balti riikides oleme sellel 3. kohal. Ja see on kõik toimunud 3,5 aastaga jooksul ja tegelikult see tarbimise vähenemine, see ongi vastavalt statistikale kuskil hakanud 3,5 aastat tagasi ja ta süveneb iga aastaga. Aga see on ostuhindades, eks ole, ja ma ütleks, siin on maljaga pooleks või mitte, aga siin on ka 2 väga positiivset trendi. Esiteks, ma ei tea, kas te olete kursis, kus kõige rohkem toitu raisku on Eestis läinud? Koolides. Ei, täiesti vale. Kõige rohkem on läinud toitu raisku kodudes. Ja see on tegelikult väga loogiline, mina teen supi valmis ja ikka jääb mingisugune asi, suur pere, käisime. Aga sul ei ole kassi ega koera? Mul on kass ja mul on koer. Aga koer saab mul väga valitud toitu. Aga nagu Lauri kass. Sinu kass on sama tark nagu ka Lauri kass. Mina ei tea, ma ei ole neid kokku lasnud, eks ole, aga mine tea, nüüd on juba 2 kassi meil siin stuudios, see on täitsa lõpp. Aga siis, ühesõnaga, ma arvan, et see võib olla ka päris tõsi, et inimesed proovivad ära tarbida kõik toidu, see võib üks põhjus olla. Ja teine asi, mis on täiesti moodne trend, mida mina ka oma peres praktiseerin, oma kapsad, kaalid, kartulid, kõik sellised asjad tulevad oma põllult. Nagu 80-ndatel aastatel. Ehk siis sa mõtled, et inimese tarbimisteadlikkus on kasvanud või? Ei, ma seda ei arva. Ma arvan, et vaata, kui inimesed muutuvad, kui sul raha vähem, siis sa muutud leidlikumaks. Ja teine asi, vaata, on ka selline märk, et sa ei taha teistele raha anda. Vaata, näiteks mina Sato oli kunagi, ehk siis tänase moodsa nimega Circle K-sse seda kohvi ostma ei lähe. Ma teen alati oma topsi kaasa. Et mul tundub nagu ebamõistlik, või ükskõik milline kett, et mulle tundub ebamõistlik, et küsitakse täpselt sama hinda, mis maksab suur pakk kohvi. Ma teen oma pätika valmis, kui ma kuskile sõidan ja nii ma lähen. Aga tead, mis see tähendab teisest küljest? See märksõna oli see, et inimestel on ikkagi, nii nagu sa ise ütlesid, raha vähem ja kuna raha on vähem, siis inimene hakkab mõtlema teistmoodi. Nutikamalt. Aga vaata, nutikamalt on üks pool, aga teine pool, kui sa mõtled, raha on vähe ja sa mõtled nutikamalt, siis see raha ei lähe ringlusse, majandus ei hakka kasvama ja see on see, mida me pidevalt siin jälgime. Aga see on nagu see teine pool. Aga kui vaadata veel sinna sisse, et kui inimestel on vähe raha ja nad ostavad vähem toitu,
siis ma ütlen sulle seda, et ka inimese see toidu kvaliteet, mis ta laual pakub, on kindlasti ka veel langenud. See on eraldi teema. Ja see otseselt hakkab mõjutama juba inimese tervist, eriti meeste tervist on ju, ja naiste tervist, kuna praegu on meeste kuu, räägime meeste tervisest, on ju. Ehk siis, kui inimene tervislikult ei toitu, siis ongi jama. Aga tead, mis veel lisaks kogu selle asjale on? Et me just arutasime... Ma kuulan Lauri juttu, mul on selline tunne... Sa ei usu teda? Ta liiga palju sööb ikka. Ja koos kassiga, on ju. Kassiga, tead, sul kass sööb sinu eest toidu ära. Sellepärast sul on see probleem, eks ole, ega kellegi teisel ju ei ole. Ja, aga nüüd ka tõsisemad teemade juurde tagasi, siis vaata see suuhügieen. Et eelmine nädal oli vist see, kui ma Karmen Jolleri küsisin, ja see uudis tuli välja, et 1/3 inimestest on võimeline külastama hambaarsti ja sellest 1/3 väga suur osa, eriti noored, võtavad veel selleks laenu, et oma korras, et hambad korras hoida. Ja mille peale siis Karmen Joller vastas, et et kui ma küsisin, kuidas seda probleemi lahendada, et inimesed peaksid ikka hambaid pesema ja tervislikult sööma. Aga nüüd jõuame sinna, et aga kui raha ei ole, ja tervislikult ei söö, mis siis edasi teeme? Kusjuures väga suur osa Eesti meestest ei pese hambaid, nii et kui teil ei ole sellist harjumust, et iga päev hambaid pesta, ma soovitan, saate käia vähem hambaarsti juures, eks ole. Me muidugi siin võime pikalt arutada, et ühe või teise inimese elustiili, aga nagu lõppkokkuvõttes kõik algab majandusest. Ja me ju saame aru, mis ringis me oleme. Maksud tõusevad, tarbimine langeb, sellega ka langevad majanduse näitajad ja mida teeb valitsus, jälle tõstab maksud. Ja teine probleem, või siis esimene probleem seisneb selles, et juba praegu valitsus kodeerib sisse maksude tõusu ka järgmiseks perioodiks. Sest midagi muud nad majanduse puhul ei suuda välja mõelda. Ja see nõiaring selle valitsusega ei lõppe. Aga jah, kui selleks on lahenduseks see, et me sööme vähem, siis sööme vähem. Muuseas, mehed, tegelikult Lauri mõte ärgitas mind üles korjama ühe Indrek Neivelti vana idee. Ta nimelt ütles, et valitsusel on väga suur probleem, kui inimene niidab kodumuru ise. Sellepärast, et siis, sa viitasid, makse ei teki, midagi ei teki, aga kui sa palkad näiteks Mihhaili, siis sa peaksid maksma tulumaksu, sotsiaalmaksu, kõike värki, ja Mihhail saaks ka tööd. Ja vaata, meil on vähemalt nüüd tekkinud lootus, et kui Keskerakond Tallinnas pääseb võimule nagu tagasi, siis vähemalt muru me niidame. See on super, aga mina mõtlesin, et ma kellelegi teisele seda raha anda ei taha, ma teen ikka ise. Ja, aga mõtle selle juures, kas me nüüd Mihhail muru niidame ise või ostame seda teenust siis? Teeme sinuga kahekesi, pääseme võimule. Erasektori seda raha ei jäta. Nii nagu Janeki käi rohkem tanklates kohvi ostmas. Või Janek võiks seda teha, kuna tal on vastav kogemus. Jah, ma võin tulla. Ei, ma panen teid ka tööle, ärge muretsege, eks ole. Aga nüüd natukene humoorikate teemade juurest väga tõsiste teemade juurde. Ja meil oli isadepäev, te teate, ja ETV-s oli üks saade Anu, Hommik Anuga, mis põhjustas väga palju avalikku poleemikat. Ja ma vaatasin selle saate tagantjärgi ära, ma ei olnud siis Eestis, kui see saade oli, ja mis mind isiklikult erutas, kuidas ühte väga lugupeetud härrasmeest Rein Veidemanni, kes on olnud ka Rahvarinde alguse juures, kes on olnud Eesti taasiseseisvumise juures, mänginud seal olulist rolli, kuidas teda kotiti. Ja ma ei arva seda, et ei tohiks arvata kellegi teise arvamuse kohta midagi, aga minu suur küsimus on selles, et kas te siis olete Martin Helmega nõus, et ETV tuleb ära likvideerida või on olukord hoopis vastupidi, et tehti erakordselt head ajakirjandust? Esiteks muidugi kurb on tõdeda, et poliitilistel kaalutlustel on ära kasutatud kaks väga erinevat olukorda. See, mida pakkus välja lugupeetud Martin Helme, see on hoopis
teine asi võrreldes sellega, mis juhtus Rein Veidemaniga. Ja nüüd mõlemad asjad pannakse koos ja püütakse näidata, et see on mingi üks kontseptsioon. See tegelikult nii ei ole. Nüüd Rein Veidemani puhul, esimene asi, mis mind siiralt ja isegi ma ütleksin emotsionaalselt riivab, on see, et tegemist on väga lugupeetud inimesega. Erinevatel põhjustel. Eelkõige sellepärast, et tal on väga soliidne vanus, ta on isa, ta on vanaisa ja nüüd just mitte sellepärast, et see on mingi loetelu järjekorras, vaid just sellepärast, et minu arvates see ongi see järgmine asi, mille peale tuleb suunata tähelepanu, tema teened Eesti riigi, Eesti ühiskonna ees. Ja mida ta on teinud? Ütles välja, mida ta arvab. Ja mis on tulnud? Süsteemne rünnak. Poliittehnoloogiline rünnak. Et ma isegi kujutan endale ette, et kuidas ühe erakonna kontoris või koosolekul anti käsu rünnakule. Et see on hea võimalus. Nüüd, kuna midagi sisulist me pakkuda ühiskonnale ei suuda, siis pakume vastandumise. Näitame, kuidas me kaitseme väärtusi jutumärkides. Ja seda me nägime, et kuidas kõik enam-vähem tuntud reformierakondlased hakkasid midagi arvama. Ja mul tekkis tõepoolest selline emotsioon, et kuulge, head inimesed, loomulikult teil on õigus midagi arvata. Aga ka Rein Veidemanil on õigus arvata. Ja kui te midagi arvate, siis vähemalt peaks olema nii palju lugupidamist, et see tonaalsus oleks lugupidav, isegi kui teil on soov kritiseerida. Sest vabandage, võrreldes temaga, teie teened ei ole võrreldavad. Kas sellepärast, et on soliidne vanus, et ta on isa, et ta on vanaisa, ja siis ka see, et on palju teeneid Eesti riigi ees. Nii palju arusaama võiks olla igal inimesel, sealhulgas ka poliitikul ja eelkõige noorel poliitikul, kes soovib midagi arvata. Ma arvan, et Reinu puhul on tegemist ka arvamusliidriga. Ma lihtsalt täiendaksin, et ta on tegelikult aastaid arvanud erinevate teemade kohta, peamiselt Postimehes. Lauri, kui sa oled sellele ERR-ile meist kõige lähemal, sest sa oled Riigikogus ja Riigikogust määratakse ERR-i nõukogu liikmeid. Kuidas sulle siis see väike skandaalikene, ma ütlen, paistab Toompealt allapoole vaadates? Tead, eks ta on ühes küljest päris masendav pilt, et kui me kogu selle nii-öelda loo paneme kokku, et mida siis tegelikult kogu selle poliittehnoloogilise võttega sooviti teha. Esiteks, mis me saime sellest teada? Ükskõik, mis inimene meil Eestis on, siis tegelikult ollakse teda valmis kustutama siis, kui parasjagu teatud poliitiliste jõududele on seda vaja. Miks seda tehakse? Loomulikult oleneb kõik ajastuses, aga oli see paras hetk, kus siis tõmmata eemale nii-öelda ühiskonna tähelepanu nendest teemadest, mis on tegelikult iga päev päevakorras. Me räägime meie inimeste toimetulekust, poliitskandaalist ja kõik nii edasi. Ja tõesti, see poliittehnoloogiliselt kasutati seda momenti ära, pandi siis see erakonna kontor tööle massiliselt. Ja vot see on väga ohtlik olukord, mis on nii-öelda tekitatud ja mis on tõenäoliselt ollakse valmis tekitama seda ka tulevikus, kui poliittehnoloogiliselt on seda vaja. Ja siin ükski inimene selles mõttes ei ole kaitstud, et kui vaja on olemas võimalus ja nähakse, et see võib tuua poliitilisi nii-öelda punkte, mida ka Reformierakond tõenäoliselt ju lootis, siis ollakse nõus kustutama ka sellist inimest nagu Rein Veidemann. Vot see on praegune olukord, mis on praeguse valitsuse puhul, ma arvan, väga aktuaalne. Ja nüüd ma tuletan meelde lihtsalt, et ega Reformierakond ju ei valitse Eestit praegu üksi. Seal on satelliitpartei Eesti 200
kes tegelikult ju lubas uut tulemist, pikka visiooni ja poliitkultuuri siis uuendamist. Ja tegelikult, mida me nende aastate jooksul oleme näinud seda, kuidas on püütud vaigistada Riigikogus opositsiooni, kuidas on toodud Riigikogu saali seaduseelnõud, mis on olnud kobareelnõud, mis on toodud ilma igasuguste analüüsideta, mis on tegelikult läbi surutud, on pidevalt näidatud näpuga, et nii nagu on seda teinud nii peaminister kui ka Jürgen Ligi, et teie tegelikult ei tea ju mitte midagi, on ju, rääkimata kõikidest muudest toredatest väljenditest jutumärkides. Ehk siis see pilt, mida me oleme siin näinud ja jälginud oma 3 aastat peaaegu, see on läinud aina hullemaks ja hullemaks. Ja siis otsitakse selliseid uusi tööriistu, et kuidas ikkagi ennast hoida seal valitsuse küljes, valitsuse juures ja neid meetodid ei valita rohkem. Et tegelikult kõik meetod on juba lubatud. See on see pilt, mida me igapäevaselt näeme. Vaata, see teine ohtlik tendents seisneb selles, et poliitikud pakuvad ühiskonnale mitte sisulist arutelu või isegi poliitilist debatti, vaid see, mida praegu püüakse teha, on kultuurisõda. Ja nagu me teame, et tegelikult kultuurisõna lõhestab ühiskonda rohkem kui poliitilised debatid. Tekib selline kriitiline terav vastandumine ja tõepoolest see suunab tähelepanu muudele teemadele. Aga see efekt, see mõju ühiskonnale on palju sügavam ja palju ohtlikum. Ehk siis, mida püütakse meile rääkida, et liberaalsed väärtused ja neid tuleb kaitsta, aga samas üheks kõige suuremaks liberaalseks väärtuseks on sõnavabadus. Ja tuleb välja, et keerame kinni selle. Liberaalsete erakondade puhul sõnavabadus on väärtus ainult sel juhul, kui see sõnavabadus on liberaalidel. Et nagu midagi nagu ei klapi. Ja teine aspekt, vaata, tegelikult nad ju sellega tekitavad ühiskonnas veelgi rohkem pingeid. Nad küll räägivad, see on ju peamine rünnak Rein Vendemanni suhtes, et kuidas sa endale lubasid sellist arvamust, sa ju sellega tekitad pingeid. See oli üks soliidne teismoodi, aga tegelikult selline väga intelligentne arvamus, et ta kedagi pole rünnanud. Ja nüüd igalt poolt massiliselt rünnatakse teda. Ja sellega on just ka tekitatud see efekt, mille vastu nad nagu püüaksid võidelda. Et see pinge ja kultuurisõda on tegelikult meil praegu käes. Ja siis konservatiivsed jõud kaitsevad sõnavabadust. Ja ma ütleks, et kuna meil on üks väike teema veel, siis väike, kohe jõuame sinna, et ma ütleks, et minu arust kõik pooled, ma mõtlen nüüd nii need isad, kes käisid saates, kui ka Rein Veidemann, on võtnud seda skandaali rahulikult. Et tegelikult ma ütleks, et osapoolte jaoks ei olegi nagu midagi hullu toimunud, aga on niisugune poliittehnoloogia tõesti nagu selline lavastus juhtunud, aga et võimendati kogu seda nii-öelda olukorda. Kasutati ära, ja. Et eks ta kerge provokatsioon loomulikult oli, ma arvan, et seda aimati ka ETV-s ette, aga ajakirjanduse üks funktsioone ongi tegelikult olla konfliktne ja neid asju esile tuua, nii et selles mõttes ei saa sellele ETV toimetajale küll ülearu palju midagi ette heita.
noh, ta tegi lihtsalt oma tööd. Aga Lauri, sinul on kogu aeg selline alaline probleem selle sotsiaalministriga, et mis pärast seda kogu aeg tahad teda umbusaldada, et räägi meile ka ära, et me tahaks ka teada Mihhailiga, milles see probleem on? Jah, et no, et mida teil erakonnas iga hommik on koosolek ja me samamoodi küsime, et Lauri, mis su probleem on? mis on sinu probleem? ja see ei ole sotsiaalteemade kontekstis, on jah. Ei no räägi ausalt ära. Ega keegi ei kuule, keegi ei vaata. Räägi ausalt ära, ainult meile. Ei no, vaata, minu arust, kui praegune sotsiaalminister tuli, siis sai oma koha kätte, siis esimese asjana, mida ta ütles, et ta rohkem keskendub meditsiinile ja sotsiaalteemadele, noh, tal ei jagu lihtsalt aega, on ju. Vaatamata sellele, et tema kohustus on tegelikult hea seista mõlema valdkonna eest. See oli päris kummastav ja huvitav väljaütlemine, mis on siiamaani ju on temaga alati kaasas. Ja ta on kaasas ju ka tegelikult sellisel viisil, et ta tõesti ei tegele sellega. Ja ta ei tegele sotsiaalvaldkonnaga ja rääkimata sellest, mida ta lubas, et ta hakkab tegema meditsiiniga, ka sellega ei tegele. Ja need probleemid, mis meil selles valdkonnas on, et pidevalt kasvavad ja me teame seda, et kui me räägime rahapuudusest, noh siis raha sinna riigi poolt ei ole leitud ja teine pool ei ole ka süsteemi reformitud selle sõna heas mõttes. Ehk siis tegelikult nii nagu väga paljud eksperdid on ju tegelikult soovitanud, et kogu see meditsiinivaldkond tuleks võtta tükkideks, vaadata korraks sisse ja panna ta uuesti klotsidest kokku ja teha seda efektiivsemaks ja nähakse, et läbi selle on võimalik ka sealt seest ka raha leida. Aga nüüd, kui me vaatame kogu seda mõlemat poolt, nii meditsiini kui sotsiaali, siis me oleme tegelikult kõik need aastad näinud, kuidas seda rahapuudust on korvatud omaosalustasude tõstmisega. See on siis, me räägime erinevate teenuste hinna tõstmistest, mis on vahepeal toimunud, on ta siis voodikoht ja eriarsti visiiditasu, omaosalustasu pidevalt tõstmine, nüüd see viimane siis erihoolekande omaosalustasu tõstmine, seda tehti kabineti vaikuses, ei peetud mitte kellegi nõu katusorganisatsioonidega ja kõik need muud probleemid, mis pidevalt kuhjuvad, et noh, et ka sama teema, mis ka Riigikogus tõsteti, et meil on naiste siis varjupaigad, mis on juba pikemat aega alarahastatud, mis siis, et räägitakse, et naiste eest seistakse. Ehk siis tegelikult neid probleeme, mis on kuhjunud, on päris palju. Näha on see, et ta ei seisa oma valdkonna eest, ta lahendustaks pidevalt ise pakub välja erinevad siis hinnatõusud ja üleüldine selline hoiak, et kui ka avalikkus ja kui ka siis tegelikult Riigikogu liikmed küsivad tema käest, et kuidas on võimalik parandada ühte või teist teenust kogu selle süsteemi sees, siis need vastused ei ole adekvaatsed. Ja minu arust see sama, mis ma tõin ka esile, mis puudutab nüüd seda hambaarsti lugu, et inimesed hambaarsti juures ei käi, raha ei ole, siis selle peale minister vastab, et noh, siin ei ole midagi muud teha, kui peske hambaid ja sööge tervislikult. Ja see ongi nagu sööge porgandid. Sööge porgandid, no see ka vist hammastele mõjub halvasti, et parem üldse mitte süüa. Ja seda me näeme ka statistikas, kus inimestel tegelikult toitumisharjumused on muutunud ja mitte seetõttu, et nad on muutunud tervislikumad, lihtsalt raha ei ole. Ehk siis neid põhjusi, miks teda nii-öelda ummata ja neid põhjuseid, miks ta tegelikult sinna oma kohale ei sobi, on mitmeid. Ja see pahameel on tegelikult, ma näen juba ka koalitsiooni osaliselt parlamendi liikmete poolt on vähemalt Riigikogu koridoris on kuulda, aga noh, tõenäoliselt ikkagi nad ei julge teda koos meiega umbusaldada, aga vaatame, see protsess on meil veel ees. No meil on valdkonnas tore lugu, et meil ei ole ka Tervisekassa juhti, et kui sa Tervisekassa on peata ja võtad ministeeriumilt ka veel pea ära, siis vist Mihhail läheb olukord päris hulluks. Vaata, sotsiaalvaldkonna ja sealhulgas ka sotsiaalministeeriumine peamiseks eesmärgiks, kui mitte öelda missiooniks, on sotsiaalõigluse ja sotsiaalstabiilsuse tagamine. Ja siin on väga oluline aspekt, mis ma arvan häirib terve ühiskonda. Et kui meil asutus, mille eesmärk on inimeste tervis, korraldab
üritusi enda meeskonnale terve aasta ja selle eelarve on 500,000. Kui see asutus korraldab reklaamkampaaniaid ja selle maksmus on ka umbes sama palju ja siis pluss selleks veel koolitused, lähetused, kursused ja veel sama palju, ehk siis 1 miljon läheb ainult selleks, et selle asutuse töötajad saaksid osaleda erinevatel üritustel ja see on Tervisekassa, millest me räägime. Ja paralleelselt ministeeriumis käivitatakse projekti, mis on mõeldud abivajatele, aga selle raames samamoodi korraldatakse igasuguseid koolitusi ja lähetusi ja makstakse täiendavalt ministeeriumi töötajatele, et nad osalevad selles projektis. Ja siis minister tuleb välja ja ütleb, et erivajadustega inimesed peavad sotsiaalteenuste eest maksma täiendavalt. No siis tõepoolest tekib küsimus, et milleks sellist ministeeriumi ja sellist ministri on vaja, kui inimeste sotsiaalõigluse tunne on tegelikult riivatud. No, kui ma olin minister, siis tegime Rahandusministeeriumis, kus ma töötasin, väikse analüüsi. Ja siis töötas kõikides ministeeriumites kokku 2500 inimest ja arvutus näitas, et tegelikult kui oleks üks ministeerium ja 15 ministrit, siis saaks hakkama selle tööga umbes 1000. Aga selle teadmisega me täna lõpetame. Stuudios olid Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats. Kaunist keskhommikut ja ütlen veel nii palju, et täna kell 4 algab otse ülekanne Tallinna Raekojast, kus antakse välja aasta isa 2025 tiitel, vaadake Postimehest.